Soolevähk, jämesoolevähk, kolorektaalvähk meedikute keeles, nii et see on kõik see üks ja sama asi ja mis ongi selle järgmise ettekande teema. Meenutuseks natuke anatoomiat, millest me räägime, et soolevähk hõlmab siis kahte eri paiget, üks nendest on siis käärsoolevähk ja teine on pärasoolevähk. Käärsool siis nagu siin joonisel näha, et kõik need, mis on nagu C18, et see on kõik see osa, mis on siis nii-öelda see käärsoolevähk, ülenev käärsool, ristikäärsool ja alanev käärsool ja siis lõpus C19 ja 20, see on siis pärasool. Ja sellest kõigistest soolevähkidest 2/3 on käärsoolevähid ja 1/3 haarab siis pärasoolt. See on üks sagedamaid pahaloomulisi kasvajaid ja Eestis siis juhtude arvult meestel 3., naistel 2. kohal. Ja need riskiteguritest olete täna juba kuulnud, et peamised riskitegurid, need ikkagi need samad rasvumine, alkohol, suitsetamine, kõik mõjutavad tegelikult soolevähi riski. Aga üks väga oluline asi on see, et sõeluuringuga on võimalik soolevähki ennetada ja ära hoida. Tänu sellele, et see sõeluuringuga on võimalik avastada vähieelsed muutused ja kui need ära ravida, siis vähki ei tekigi. Ja siin on üks pilt nüüd sellest, et mida me tegelikult ootaksime sellest, et me alustame riigis sõeluuringut, siis me tahaksime näha, et peale sõeluuringu alustamist üsna kiiresti varsti pärast selle alustamist hakkaks haigestumistrend langema. Siin on Sloveenia näide. Sloveenias alustati siis sõeluuringuga 2009. aastal ja nagu näete, siis see meeste trend, mis seal kõige ülemine on see sinine, väga ilmekalt haigestumus hakkab suhteliselt paari aasta jooksul kohe nagu päris tõhusalt langema. Ja Sloveenias muidugi need edutegurid, mis Sloveenia sõeluuringu puhul saab välja tuua, on see, et nad haarasid kohe alguses laia vanuserühma, 50–74 vist, nii-öelda kogu selle soovitatud vanuserühma. Neil hõlmatus ei olnud, või ütleme, osalusmäär ei olnud tegelikult algusest peale väga kõrge, see on olnud umbes see sama, mis ta on meil täna praegu siin. Aga neil oli korraldus väga hästi läbi mõeldud. Kogu see kvaliteedi pool, kutsumise pool, kõik see kogu see tervishoiusüsteemi eri etappide kaasatus oli nagu väga hästi läbi mõeldud ja sellesse kõigesse oli nagu panustatud ka rahaliselt. Ja üldse rahvusvahelised uuringud näitavad, et pikaajalise sõeluuringuga riikides on näha väga püsiv soolevähi haigestumuse vähenemine ja ka see suremuse langus nendes riikides on oluliselt suurem kui nendes riikides, kus sõeluuringut veel ei ole. Ja Eestis on siis sõeluuring alates 2016, et me olime suhteliselt hilised alustajad võrreldes rahvusvahelises pildis. Nii-öelda see algoritmi meetod, mida me kasutame, on see sama, mida soovitatakse ka mujal, et me esmastestiks on peitveretest väljaheitest ja millele järgneb siis positiivse leiu korral siis koloskoopia. Vanus on nüüd olnud Eestis see valupunkt. Alates siis nii-öelda kui sõeluuringut alustati, siis kaasati siis 60–68 aastased inimesed. Nüüd tänavusest aastast on lisatud sinna üks kohort nüüd veel nooremaid juurde, 58, aga Euroopa Komisjoni soovitus on 50–74. Ja see on kindlasti üks asi, mis kindlasti on takistanud neid tulemusi Eestis ka võib-olla saavutada, nii nagu me võib-olla neid tahaksime näha. Sõeluuringu osalus on siin ka veel korra näha. Naistel siis osalus umbes 10% võrra suurem kui meestel läbivalt, aga see tõus on olnud päris märgatav just siin pandeemia järgsetel aastatel ja naistel ei ole enam palju puudu 70%, mis on iseenesest kindlasti väga-väga positiivne. Ja samal ajal Reili rääkis siin meil emakakaelavähi sõeluuringu kvaliteedist. Kvaliteet on kindlasti teema ka soolevähi sõeluuringu puhul. Et mõned andmed, mida on saanud nagu analüüsida, need näitavad, et natuke on puudujääke meil selles, et kuidas meil sõeluuringut dokumenteeritakse. Näiteks üks väga oluline tegur soolevähi sõeluuringus on see, et kuivõrd hästi on sool ette valmistatud, et kui sool on puudulikult ette valmistatud, siis lihtsalt see koloskopist ei näe, mis seal toimub, kas seal on midagi või ei ole. See ettevalmistus peaks olema kirjeldatud. Andmed näitavad, et kui see soovituslik on 98%, siis Eestis oli see kirjeldatud 86%, mis jäi allapoole sellest. Samamoodi on olnud puudujääke siis selles osas, et mis on see keskmine aeg siis selle positiivse peitveretesti tulemuses saamisest kuni koloskoopiani, mis ilmselt räägib meile sellest, et meil on koloskoopial pikad ooteajad. Et soovitusliku 30 päevaga jõudis siis koloskoopiale alla poole inimestest.
Kui nüüd haigestumust vaatame, siis soolevähk on nüüd üks selline paige, kus me ei näe sellist pandeemia järgset juhtude arvu tõusu, nagu siin üldpildis oli, et meestel isegi see arv on siin jätkuvalt vähenenud, naistel on seal nii-öelda natuke taastunud, aga mitte päris pandeemia-eelsele tasemele. Ja sama trend nagu üldpildis, et meil järjest suureneb eakate osakaal, nagu siin näha, siis nii-öelda 80-aastaste ja vanemate osakaal ületab juba 1/5 kõigist uutest juhtudest, mida on juba päris palju. Samal ajal, kui me teame, et me sõeluuringut rakendame siis vanustes siis 50+, siis sõeluuringu pikaajaline mõju võikski olla just see, et vähenevad ka need juhud nendes eakamates vanuserühmades. Standarditud trende vaadates, kus me jällegi selle vanuse mõju eemaldame, siis meil on olnud väga pikka aega püsiv soolevähi haigestumuse tõus. Nagu näete siin nii meestel, naistel kokku on olnud selline keskmiselt umbes 1% aastas on väga pikaajaliselt see haigestumus tõusnud. Paar viimast aastat me näeme, et haigestumus on vähenenud. Ei oska täna veel öelda konkreetselt, kas see on nüüd sõeluuringu tagajärg, mis oleks ju muidugi väga tore, või on seal ka COVID-i mõju nendes andmetes. Et võib-olla kui me vaatame natuke nagu täpsemalt vanuserühmiti, siis võib-olla see annab meile natuke aimu, et seal ülevalt alates on siis vanemad vanuserühmad, et nii 70–79 aastatel kui ka 80-aastastel ja vanematel on olnud selline päris oluline haigestumuse langus siin, mis küll algas juba enne COVID-it, nii et seda ilmselt me ei saa seostada ei COVID-i ega sõeluuringuga kumbagi, nii-öelda täies mahus veel. Nüüd see 60–69 vanuserühm, ka siin me näeme haigestumuse langust, mis jällegi võib-olla on juba sõeluuringu mõju siin näha. Küll aga mis tekitab nagu väga palju muret, on see kõige alumine trend, kus on siis ikkagi noored inimesed, alla 60-aastased. Haigestumus on küll madalam, oluliselt madalam kui teistes vanuserühmades, aga me näeme väga püsivat tõusu. 1,4% aastas järjepidevalt haigestumus suureneb. Ja see ei ole kuidagi ainult Eestil omane trend, et noortel inimestel soolevähi haigestumus suureneb ka mujal maailmas. Aga seda enam oleks meil oluline tuua seda sõeluuringu vanus, seda tänast sõeluuringu vanuse alampiiri, mis on 58 veelgi allapoole, et meil õnnestuks selles vanuserühmas ka juba neid juhte rohkem ennetada. Staadium nii-öelda varane avastamine on endiselt nii-öelda selline valupunkt soolevähi puhul. Üle veerandi juhtudest endiselt avastatakse juba siis, kui on juba tekkinud kaugmetastaasid ehk 4. staadium. Siin küll see trend ja küll natuke, siin vasakul pool on näha see trend, see ülemine on see 4. staadium, see tume, et see on küll natuke vähenenud võrreldes nüüd see varasema 5-aastase perioodiga. Natuke on suurenenud ka siis varase staadiumis diagnoositud juhtude osakaal, aga ikkagi see osakaal on ikkagi väga suur veel, mis on meil nii-öelda 4. staadiumi juhud. Ja seal siis näha ka vanuserühmiti see sama jaotus ja see sama nii-öelda ajaline trend, mis on kindlasti positiivne selle kõige nooremas vanuserühmas alla 50-aastastel, meil on märgatavalt vähenenud 4. staadiumi osakaal. Et kui see varem oli isegi üle kolmandiku, üle 70% oli 4. staadiumi, siis tänaseks on see vähenenud kuskil veerandini. Ja on vähenenud siis see hilistaadiumis diagnoosimine ka 50–59-aastastel, 69-aastastel ja on jäänud siis samaks siis 70-aastastel ja vanematel inimestel. Ja jällegi ka see ka ikkagi toetab seda, et me peaksime kindlasti tooma sõeluuringuga siis nii-öelda sellesse 50-aastaste vanuserühma, et seal oleks ka võimalik vähendada seda 4. staadiumi osakaalu. Elulemusest rääkides, siis 5 aasta elulemus siin jällegi näidatud siis eraldi käärsoolevähi puhul ja pärasoolevähi puhul. Siin on nüüd võrdlusse pandud 3 erinevat perioodi. Elulemus paraneb järjest. Eriti on paranenud siis pärasoolevähi elulemus, mis meil ajalooliselt on olnud nagu siuke väga kehv. Võrreldes ka teiste riikidega. Ja seal parem pool on siis ka näha, siis, kus me siis nagu paikneme võrreldes siis Soome ja Taani tulemustega. Nagu juba avaettekandes näitasin, et me jääme neist natuke alla oma näitajatega. Meestel on see vahe Põhjamaadega võrreldes suurem kui naistel, et naistel me seal on alla 10% see erinevus, meestel natuke üle 10%. Et see on see koht, kus meil kindlasti on nagu paranemisruumi.
Ja kui me vaatame siis elulemust staadiumite järgi, et see annab meile infot selle kohta, et kuidas meil on nagu need ravi arenenud, et kui me kogu elulemust vaatame, siis seal mängib ka see rolli, et kuidas meil on see staadiumi jaotus ja kui palju meil on varaseid hiliseid juhte. Kui me vaatame staadiumite kaupa, siis me näeme seda, mis on reaalselt ravi on paranenud. Ja kõige rohkem on elulemust paranenud just teises ja kolmandas staadiumis, kus kindlasti see ravi, see multimodaalse ravi roll on hästi suur. Ja selles mõttes me kindlasti saame selle pildi järgi öelda, et meil on ravi järjest paranenud. Ja teisalt see pilt iseloomustab ka seda, et kui te näete, et kui madal on 4. staadiumi elulemus, mis on seal kuskil 15% juures, siis loomulikult mida vähem meil on 4. staadiumi juhte, seda paremad on meil ka üldised näitajad. Et igal juhul see on nagu väga oluline, et me saaksime nagu suures pildis vähendada neid kasvajaid, mida me diagnoosime alles 4. staadiumis, et see elulemuse erinevus on sedavõrd suur selle paikme puhul, võib-olla isegi suurem kui mõne teise puhul. Ja nüüd elulemust vaadates siis vanuse järgi, siis kindlasti on hea see, et meil on kõige noorematel alla 50-aastastel on elulemus paranenud ka kõige rohkem, täiesti võiks öelda hüppeliselt siin nende kahe perioodi võrdluses. Et ulatub juba peaaegu üle 75% siis alla 50-aastaste elulemus. Ka siis nendes kahes vanuserühmas, mis nii-öelda osaliselt on ja ei ole ka kaetud siis sõeluuringuga, siis ulatub peaaegu 70%-ni, küll aga siis vanematel jääb ta siis natuke madalamaks. Ja kui me paneme need samad näitajad siis kõrvuti Põhjamaadega, siis see kõige noorem vanuserühm, seal meil on tegelikult ka Põhjamaadega võrreldes elulemus väga hea, võib-olla isegi parem kui osades Põhjamaades. Meil on väike mahajäämus nendes 50–69 aastastel, mis paljuski võib olla seotud sellega, et seal on see hõlmatus sõeluuringuga suurem, avastatakse kasvajaid varem. Ja suurem mahajäämus on meil siis eakatel. Et see on siis üks koht, kus meil on ilmselt ka seda arenguruumi, kui me vaatame sellist suurt pilti. Ja kui nüüd võtta kokku, siis üks hästi oluline järeldus on see, et meil ikkagi noortel inimestel haigestumus järjest suureneb. Ja selline üldine rahvastiku hõlmatus, mitte ainult siis läbi osalusmäära, vaid üldine hõlmatus ka vanusrühmade mõttes, siis sõeluuringuga on meil kaugelt liiga madal. Ja hiline avastamine on endiselt probleem, seda siis kõigis vanuserühmades, mitte ainult siis sõeluuringu vanuserühmades. Ja kindlasti on oluline ka see, et meil ei ole piisavalt häid andmeid, et me saaksime väga põhjalikult analüüsida siis nii sõeluuringu kui ravi kvaliteeti. Ja mida siis me teha saaksime, on kindlasti see, et kui me tooksime siis sõeluuringu alumise vanusepiiri allapoole, nii nagu see on ka Euroopa Komisjoni soovitus, siis me aitaks meil kindlasti parandada hõlmatust ja aitaks adresseerida just seda nooremate vanuserühma, kus meil see probleem on, võib-olla just see haigestumuse tõusu probleem on täna kõige suurem. Selleks, et sõeluuringut inimestele veelgi lähemale tuua, me võiksime ka soolevähi puhul kaaluda seda, et sõeluuringu proovivõtu vahendid võiks lisaks perearstile, kus seda täna saada seda ka kas tellida veebist, mis ma tean, et on juba kohe varsti tulemas, ja miks ka mitte apteegis, täpselt samamoodi nagu HPV-kodutesti vahendid. Et see kindlasti lihtsustaks inimestel seda sõeluuringu esmastesti tegemist. Ja mis puudutab nüüd neid inimesi, kes ei ole sõeluuringu sihtrühmas, siis soolevähi puhul on kindlasti väga oluline ka see teadlikkus sümptomitest, sest ilmselt üks kui teine sümptom inimestel on, nad elavad sellega võib-olla mitmeid aastaid lootes, et äkki läheb üle, aga tegelikult seda teadlikkust, et mis on need alarmsümptomid, häiresümptomid, millele kindlasti peaks tähelepanu pöörama ja meil puhul, kui need ilmnevad, peaks kindlasti arsti poole pöörduma, sellist avalikkuse teavitamist oleks kindlasti vaja teha. Seda on, väga paljud riigid on seda teinud väga lihtsas keeles, et kuidas just anda teada inimestele, et kui sa märkad midagi sellist ebaharilikku, mida ei tohiks olla, siis pöördu kindlasti kohe arsti juurde. Kindlasti aitab nii-öelda varast avastamist parandada ka see, kui me korrastaksime natuke oma raviteekondi paremini, et see oleks nagu selgem, kuidas inimesed liiguvad, et kui ka nende võib-olla ka vahelt selliste ebamääraste sümptomitega jõutakse perearsti juurde, et ka sealt siis liigutaks kiiresti edasi nii-öelda õigesse kohta. Kindlasti e-konsultatsioonidel on siin väga suur roll. Ja muidugi andmetest me oleme rääkinud ja tahame ka selle paikme puhul paremaid vähiandmeid, et me saaksime kõike seda paremini analüüsida ja võib-olla rohkem siis süüvida nendesse põhjustesse, miks me näeme neid asju, mida me siin oma tulemustes näeme. Aitäh!
Aitäh sulle, Kaire. Nagu ma ütlesin ka sissejuhatuseks, siis mulle tundub, et me soolevähist kuidagi ühiskonnas ja avalikkuses räägime vähem. Mis on see 1 või 2 olulist sõnumit, mis iga Eesti inimeseni peaks soolevähi ennetuse kontekstis jõudma või ka märkamise osas? Ma arvan, see üks asi ongi kindlasti see, et teadvustada seda, et see soolevähi sõeluuring on suunatud ennetusele. Et see ei ole suunatud esmajoones sellele, et me tahame avastada juba tekkinud vähki, vaid me tahame leida need muutused, mis võiksid viia võib-olla paari aasta perspektiivis vähitekkeni. Ja selle saab ära ravida, see on palju väiksema nii-öelda koormusega patsiendile endale, kui see ravitakse ära sellises vähieelses staadiumis. Et see tegelikult on väga-väga suur kasu on sellel inimesel saada sellest sõeluuringus osalemisest. Et seda võib-olla räägitakse rohkem sellest nagu varase avastamise kontekstis, aga tegelikult esmane eesmärk on avastada just vähieelsed muutused. Ja sellist üldist teadlikkust, nagu ma ütlesin, et sümptomid on mõned sellised sümptomid, kas või veri väljaheites näiteks, mis on selline väga häire sümptom peaks olema, et kui seda märgatakse, tegelikult peaks pöörduma. Ja väga ehmatavad elulemuse andmed ju tegelikult ja palju hilises staadiumis avastatakse, et kas kuidagi saaks veel midagi paremaks teha, et need andmed ikkagi ma ei tea, meie järgmisel teadusseminaril oleksid palju paremad. Võib-olla need samad asjad, mida ma seal ka välja tõin, eks, et need samad ikkagi sõeluuringu hõlmatust parandada, et inimesed jõuaksid parem arsti juurde ja et ka see raviteekond oleks võib-olla sujuvam, siis et nad jõuaksid võimalikult kiiresti ravile. Kas me seda ka teame, et miks vanemaealiste elulemus siis nii palju madalam on? Seal võib olla palju põhjusi, et üks asi, mida me erinevates uuringutes, konkreetselt soolevähi puhul mitte, aga teiste paikmete puhul oleme näinud, et Eesti vähipatsientidel rohkem kaasuvaid haigusi, mis vahel võivad takistada sellise agressiivse nagu täies mahus vähiraviskeemide kasutamist, et see on võib-olla üks põhjus, miks võib-olla meie vanemealistel on elulemus natuke kehvem kui mujal, et lihtsalt selline üldine tervislik seisund eakatel on võib-olla natuke kehvem, et see on võib-olla üks põhjus. Aga seal võib-olla me väga täpselt ei tea. Aitäh sulle, Kaire!